Tervist kõigile siis kaugelt Lõuna-Eesti metsade vahelt, et kahjuks kohale ei saanud tulla, sest ühtis meie väikse IT-tiimi üritusega. Tutvustuseks, et olen hetkel siis Transpordiameti infosüsteemide peaarhitekt. Tõsi, töökogemus hetkel on 3 kuud Transpordiametis. Midagi tean, riigipilves oleme esimese projekti minu kaasamisel ära teinud. Eks ma siis üritan rohkem just selle põhjal rääkida, et mis mu kogemus on ja millised on ettepanekud ja plussid ja miinused. Võtaks siis meie järgmise slaidi. Mida me praegu siis kasutame riigipilves? Peamine, mis kasutab tegelikult pilvevõimalusi, on meie peatuse mida te kõik olete siis kasutanud, et see on, meie nimetame seda reisiplaneerijaks. Et iga kord, kui te otsite peatuse eest midagi, siis riigipilv läheb punaseks ja igasugused asjad hakkavad tööle. Seal on siis korraga käib 20 virtuaalmasinat taustal, Elasticsearch ja nii edasi, mida siin laiendatakse automaatselt. Ja 47 storage sheet on, kuhu arvutatakse iga öösel ette geopunkte. Lisaks on siis nii-öelda väiksemad süsteemid on nüüd halb öelda, aga süsteemid, mis nii palju pilvelahenduste võimalusi ei kasuta, on laevade infosüsteem, meremeeste infosüsteem, teeregister, siis on sadamaregister, see on siis praegu test on riigipilves, millega siis olengi mina seotud. Et hetkel just täna on siis see päev, kus lõplikult seal test tööle läks, said viimased probleemid lahendatud. Probleemid polnud nii väga riigipilve pool, vaid rohkem korralduslikud ja selline käsuahel läks natuke segaseks vahepeal, aga hetkel kõik töötab. Sertifikaadid töötavad, suunamised töötavad, kõik on nagu korras selle peal. Ja siis on üks avaandmete edastamise väike lahendus on ka. Aga jah, et kui me mõtleme riigipilve enda kontekstis, siis tegelikult nagu päris nii-öelda kõiki võimalusi kasutav asi on siis reisiplaneerija ehk peatuse. Et see on üle tõstetud, kui ma nüüd ei eksi, on ta Azure'ist üle tõstetud riigipilve. Et ka see protsess on läbi tehtud ühe korra. Et see hästi töötab. Nii, võtaks järgmise slaidi. Mis positiivsed siis on? Teenused toimivad. Mul alguses oli siin vahepeal, et enamasti. Aga kuna nüüd on teine punkt mul ka seal, et alustasime regulaarseid infokoosolekuid riigipilvega, siis me saime ka seal väga otsese tagasiside, miks vahepeal olid probleemid. Ma saan täitsa aru, miks need probleemid olid, et ongi teatud riistvaralised valikud, tarkvaralised valikud, millega siis nüüd praegu tegeletakse. See on kõik okei, saime aru. Et suuri muresid ma ei tea, et meil oleks uptime on nii nagu pilveteenusel on väga korralik. Tehniline tugi on pigem hea, meil on personaalselt on hilja. Aga see on küll järgmise slaidi teema, et tugi ei ole proaktiivne, mis tuli just eriti nüüd välja meie selle sadamaregistri siis juurutamise, testi juurutamise käigus. Väga ütleme niimoodi, et teatud kohtadel läks keeruliseks aru saada, kes mille eest vastutab, kuna mingid vastused tulevad. Ja riigipilv ise, et see keskkond on, minu meelest on UX täiesti kasutajasõbralik, ülevaatlik, mingi teatud informatsioon võiks olla võib-olla selgem, võiks olla detailsem, aga midagi erilist seal joriseda sellega ei ole. Aga nüüd räägime siis ka ettepanekutest, mis on siis viimane slaid. Ma ka siin nagu väga pikalt ei peatu. Mis meie mure näiteks oli, kui ma siia tööle tulin, siis 2 kuu pärast me avastasime, et meil tegelikult Transpordiametis puudus tegelikult reaalne tegelik peakasutaja. Oli paar inimest, kes olid nagu omaniku õiguses riigipilves, aga üks kas isegi enam ei töötanud, just oli ära läinud ja teine ei olnud elu sees seda kasutanud, et oli lihtsalt pandud sinna peakasutajaks. Tegime volitused, nüüd oleme peakasutajad. Tegelikult riigipilve kasutatavatele asutustele võiks teha mingisugused baaskoolitused just peakasutajatele. Kas see on nüüd tehniline koolitus või lihtsalt haldamiskoolitus, see on küsimus oma, et kes asutus, kui palju tahab kontrolli võtta. Meil Transpordiametis on ikkagi pikk eesmärk on see,
et vähemalt mingisuguse taseme riigipilve kasutamise me suudame maja sees ära teha ja vajadusel siis keerukamatel juhtudel või mingisugustel corner case'ide lahendamisel me siis küsime abi spetsialistidelt. Ja siis partneritele, just arenduspartneritele teha mingi levinumate kasutuslugude kogume. Me just selle sadamaregistriga nägime seda, et meie arenduspartner oli harjunud tegema liiga suurte õigustega oma asju. Tegelikult ei olnud seda vaja. Et siis meie siis riigipilve kontaktisik õpetas neid, kuidas seda tegelikult peaks tegema. Aga kas seda on vaja õpetada, et tegelikult võiks olla mingid use case'id, kuidas mingeid asju teha, sest asjad olid tegelikult lihtsad. Asjad olid andmebaasiga seotud, sertifikaadi ahelaga seotud, et ei ole sellised mingisugused äärejuhud, ei ole mingid erijuhud. Arvatavasti nad tulevad pinnale erinevates kohtades. Rohkem nõustamist, kuidas ressursse paremini kasutada, sest me praegu ei tea. Me näiteks ei tea ka reisiplaneerija puhul, peatuse puhul, kas on optimaalne lahendus, mis meil on, kui palju meil kasutame midagi, kas see storage on piisavalt kasutatud, kas see 20 virtuaalmasinat on piisav, on liiga palju. Kas me saaksime kuidagi optimeerida seda koostöös siis arenduspartneriga, koostöös riigipilvega, selgitada välja natukene parem ressursi kasutamine, sellest tuleb siis loomulikult ka otsene raha kokku hoida. Kolimisteenuse all ma mõtlen seda, et me hetkel kaardistame oma süsteeme, et milliseid süsteeme tasuks riigipilvega kolida. See suur eesmärk on ikkagi hostida oma asju riigipilves, isegi kui see lahendus ei ole nagu pilvevõimalusi kasutav lahendus, siis meie jaoks on ikkagi parem nad ühte kohta tõsta ja et pipeline oleks ühesugune, kõik deploy pipeline, integration pipeline, kõik oleks ühesugune. Et mingisugune kolimisteenus, et kui on standard server, meil on ka neid erinevaid, kahjuks on ka natukene unarvara, ma tean, et unarvara riigipilve me ise ka väga tõsta ei taha, aga on ka täiesti normaalseid servereid, et ma usun, et selle teenuse saab väga hästi standardiseerida ja natukene automatiseerida isegi äkki, ma ei kujuta ette. Ja juhendite osa on praegu riigipilves ka natuke sükene veider. Et ei ole väga kaasajastatud vist ja see valik seal oli, ütleme niimoodi, et küsimusi tekitav. Me hetkel kasutasime oma siis konsultandi abi ja saime kõigega hakkama. Et hetkel me just selle sadamaregistriga proovimegi enda siis CDCI pipeline'i ära standardiseerida, igal pool mujal seda kasutada, aga äkki peaks seda pilti laiemalt just vaatama. Et meie tegime korraga nii hanke kui hoolduslepingu, et siis arendaja ise hakkab vastutama siis selle keskkonna uuendamise eest. Me oleme siis sellised nõustavas rollis. Pikas plaanis me tahamegi jääda siis niimoodi nõustavasse rolli, et me suudame ise ka siis keskkond püsti panna. Selline oli siis niisugune lühikene ülevaade. 3 kuuga ühe projektiga on sellised mõtted tekkinud. Et kindlasti on riigipilv väga hea lahendus ja kindlasti me tahame seda rohkem kasutada. Seda natuke rohkem abi ja natuke rohkem nõustamist, sest ise ei suuda kõigega nii lõpuni minna. Nii, kas on küsimusi? Ma omalt poolt ütlen ka aitäh, et mulle tavaliselt siuke konstruktiivne kriitika meeldib, et ma loodan, et siin vaatan siin Riti inimestele ja Taavile otsa, et panin kõik kirjaks. Aga küsimusi? Oota, ma annan sulle mikrofoni, muidu online inimesed ei kuule. Ja kommenteerin seda juhendite osa, siis ajaplaaniga on detsembris peaksid olema juba esimesed juhendid kaasajastatud, iseteeninduse platvorm uueneb ja metsaseminaril kavatseme siis teha juba sellise koolituse. Koolituse plaanime võtta videosse, hiljem üles panna. Nüüd need muud, ütleme, ressursiplaneering, need on need kohad, kus peaks siis mõtlema. Et kuidas seda teha on ja kui kasutaja poolt on see ettepanek tehtud, et siis kindlasti seda analüüsime, et kuidas saada selliselt, et see tulemus, mis sealt siis tekib, ka kasutajat rahuldaks. Aitäh! Arusaadav, et mul ongi just see märkus, et arvatavasti järgmise projektiga oskame me ka ise rohkem jälgida. See
praegune sadamaregister oli niisugune natuke üle kivide ja kändude, et oli niisugune tulekahju kustutamine rohkem kui süvitsi probleemidega tegelemine. Võib-olla ei suutnud veel nii täpselt sõnastada, kus need kitsaskohad kõige rohkem tulid. Kas meil on saalist veel küsimusi? Ma ei tea, kas see, et Amazonist kolidi riigipilve, et kas see on nagu kompliment riigipilvele või mis? Azuurist. Nii, oota, ma annan sul mikrofoni ka. Miks te kolisite Azuurist riigipilve? Ütleme nii, et kui ma nüüd päris õiget vastuks tahaks öelda, siis ma peaksin minema jooksma kuhugi koridori peale õiget inimest nätipidi otsima. Aga ma eeldan, et see on standardiseerimise protsess. Tegelikult me oleme ka AWS-i ühe süsteemiga hädas, et kui on liiga palju seda arhitektuurilist ökosüsteemi taaka, siis meil on lihtsalt maja sees väga raske küll partnerite abiga, aga ikkagi midagi standardiseerida või ühte joont hoida. Ja Azuuris olid jällegi, nüüd ma natukene, mulle ei meeldi väga oletada, aga ma olen kuulnud, et Azuuris tekkisid nii know-how probleemid kui minu jaoks üllatuslikult. Ma võin pärast kinnitada, võite mulle kirjutada jõudlusprobleemid. Ma tean, et meil on saalis on see Ilja, kelle nimisid slaidid läbi käis. Tervist. Ma aitasin natuke migreerida selle Azuurist, et seal olid 2 probleemi. Esimene probleem oli, et see lahendus oli ehitatud Mesose peal. See on soomlaste lahendus, mis on üle võetud Eestisse. Ja see soomlased jooksutavad selle Azuuris ja nad jooksutavad seda tunduvalt suurema skoobiga kui Eestis ja tunduvalt suurema inimeste arvu jaoks. Eesti võttis üle Aziz, ehk siis see hind oli seal ikka päris suur, mida maksti niisama. Et see üks pool oli hind, teine pool oli tehnoloogia, sest mingis mõttes Azure, ma ei tea, kui mõned teavad, pani kinni selle Mesose ja siis oli vaja Kubernetese peale kolida ja seda oli vaja kähku teha ja ühesõnaga olid nii tehnoloogilised kui ka puht rahalised teemad. Circa, ma ei tea, 4-5 korda odavam oli jooksuda siin. Availability mõttes tõenäoliselt Azure on parem, aga ma ei tea, kui palju oli vaja serveerida peatuse puhul inimesi väljastpoolt Eestit. Ei ole väga palju. Nii, vaatan vahepeal online'i. Siin ei ole. Kas on veel küsijaid meil saalis? Kui ei ole või kuna aega on, siis arukordne võimalus, tavaliselt meil aega ei ole. Kui ei ole, siis aitäh ja edu seal metsas. Aitäh ja ilusat infopäeva. Aitäh.